Tere jälle! Eelmisel korral rääkisime siis ahistamisest, mis on mõnevõrra müstiline ja väga paljud inimesed ei ole sellega kokku puutunud kunagi oma päriselus ja loodetavasti ei pea ka paljud meist sellega kokku puutuma oma päriselus. Täna räägime pisut maisemast teemast, räägime kiusamisest ja ma usun, et keegi meist pole oma koolipõlve niimoodi mööda saatnud, poleks kunagi kiusamisega kokku puutunud, olgu ta siis rollis kiusaja või kiusata või lihtsalt pealtvaataja, kindlasti on sellega kokku puututud. Nii et räägime siis, kuidas kiusamine on kolinud interneti ja arvutisse ja mismoodi see välja näeb ja mis poolest ta eriline on. Kõigepealt kiusamist võib teha siis füüsiliselt ja vaimselt. Füüsiline kiusamine on loomulikult väga raske läbi arvuti. Küll aga kõik hirmud, mis seonduvad füüsilise kiusamisega, on väga lihtsalt viidavad arvutimaailma ja võib-olla selle jaoks üks lihtsamaid näiteid selle kohta oleks see, et kui kaks noormeest omavahel satuvad sõnasõtta kuskil internetikeskkonnas, siis teine lõpetab sõnadega, et homme koolis saad. Siis see homme koolis saad hirm on tegelikult selles, et homme koolis saan ma ikkagi kas siis just päris peksa, aga vähemalt ühe litaka kindlasti. Nii et see hirm, mis kaasneb ka füüsilise vägivallaga, on väga lihtsalt ülekantav sinna veebisuhtlusesse ja see hüppab sealt arvutist väga kiiresti inimese sisse. Need kiusamine siis erineval moel on täna olemas internetis ja mõningad sellised iseloomulikud jooned võib-olla. Esiteks, kiusamine internetis on oluliselt kehvemate tagajärgedega tihti kui see kiusamine päriselus ja miks? Vaadake, meile tüüpiliselt kiusamise käigus kiusajana meeldib see tulemus, et ma tahan kiusata ja siis ma tahan, et kiusamine oleks korda läinud. Hästi raske on teha kindlaks, kas kiusamine korda läinud, kui ma saadan kellelegi sõimukirju, üritan tema veebikeskkonda üle võtta ja teha sealt talle antireklaami, levitada tema kohta kuulujutte ja kõike muud sellist. See teine inimene istub oma kodus arvuti taga ja vaatab seda ja võib-olla nutab silmad peast välja, aga järgmisel päeval, kui mina teda näen, on ta sellest juba üle saanud ja see kiusamine ei tundu enam korda läinuna. Ning mis ma siis teen, siis loomulikult järgmine kord ma lähen ja proovin veel rohkem kiusata, sest ei läinud ju korda. Et kui see objekt on endiselt mulle huvitav, ma tahan teda kiusata, siis ma kindlasti proovin järgmine kord uuesti ja teen seda palju hullemini. Et sellest tekivad sellised päris ebameeldivad tagajärjed, aga mis siis veel seal ebameeldivat on see, et on need füüsilised kohad ja tavaliselt meil on meeldinud ajaloos mõelda, et kodu on turvaline koht ja koju võib tulla ja tunda ennast turvaliselt ka meie laps, eks ole. Ja täna võib öelda, et see interneti teel kiusamine võimaldab meil last kiusata meie oma kodus, kus me arvame, et tal oleks olnud väga mõnus olla. Ja üle 60% lausa nendest lastest, kes täna ütlevad, et neid on veebis kiusatud, ütlevad, et seda kiusamist tehti nõndamoodi, et tema istus oma kodus. Äärmiselt selline ebameeldiv kuidagi tunne, mõeldes oma kodu peale ja mõeldes oma laste peale, et see kodu ei paku enam sellist turvalist keskkonda, aga nii see paraku on ja ka meil ei õnnestu sellest ka kuskile ära joosta. Et need kaks sellist asja siis, et selline tagasiside puudumine ei tea, millal lõpetada ja teine, et see füüsiline koht, et kus seda kiusamist tehakse, see on väga eriline selles veebi kiusamises. Mõningaid selliseid markantsemaid näiteid nagu Eesti Vabariigist kiusamise kohta, siis kindlasti võib tuua selliseid kiusamise näiteid ka täiskasvanute maailma, et ei arvaks, et kuidagi lapsed saavad ainult kiusatud, vaid ma usun, et ka õpetaja tunneb ennast kiusata, nagu tema kohta on näiteks YouTube'is videod üleval selle kohta, et kuidas tema tunnis hakkama ei saa, mismoodi lapsed mingisuguste asjadega loobivad või mismoodi lapsed talle vastu räägivad ja kuidas kord tunnis on ära läinud. Siis sellise video levitamine veebis kindlasti tundub nagu ilmselge kiusamisena ja loomulikult teisisõnu võiks seda mõelda, et see on siis suur sõnavabadus, mille me oleme saavutanud, kus kõik saavad näha ju, mis tegelikult tunnis toimus. Ja seda videot sellisel kujul sealt veebist kätte saada on praktiliselt võimatu, et selles mõttes õpetaja tunneb ennast täiesti võimetuna seda kiusamist pealt vaadates ja tajudes, et mis ma nüüd tegema pean siis. Ja
võib-olla sellised kõige koledamad kiusamised saavad tavaliselt olema sellised, kus mängitakse kedagi teist, ehk siis võetakse sõbra või sõbranna konto, tehakse selle konto alt siis mingeid toiminguid, saadetakse mingeid teateid välja, muudetakse kellegi veebikeskkonda, räägitakse tema asemel laimujutte. No, Eestis siin on juhtunud ka neid kordi, kus tüdrukud on avastanud, et nad on justkui saatnud oma koolipoistele kirja laiali, et tahaksin teie kõigiga kuidagi kokku saada ja olen teist kõigist väga huvitatud ja minu seksuaalsus on selle koha peal, kus mul ei ole nagu poistest kunagi küllalt, et te kõik olete teretulnud. No, sellise kirja saatmine koolikeskkonnas kindlasti mõjutab selle lapse käitumist seal, et kui ta sellest teadlikuks saab üks päev, et just kui ta oleks sellise teate saanud, siis talle tundub, et kõik teda vaatavad selle pilguga, et ta ongi see tüdruk, kes neid kõiki nagu enda juurde kutsus, mida ta kunagi ei ole samas teinud ja selle kirja saatis hoopiski tema sõbranna välja. Nii et sellega väike kiusamise jutuga me täna lõpetame. Järgmine kord võtame kokku sellised põhilised viisid, mida siis peaks tegema, et käitumine internetis oleks turvalisem, parem ja mõnusam, missuguseid õpetusi tuleks jagada oma lastele, aga eelkõige mida tuleks ise õppida, et paremini hakkama saada. Huge land, big land, dreamland, wonderland, huge land.